Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 49. osa. Mina olen Regina Jaakson ning nagu ikka salvestame Pärnu hoobis. Täna ma tervitan külalist, kellega me esmakordselt vist kohtusime läbi festivali tunne tegemist. Mul on selline tunne, aga eks ma kohe uurin. Tere tulemast, Karoliine Aus. Tere! Kuule, kuidas see nüüd oli? Kas see oli tunne raames või me juba enne olime kohtunud? Tead, ma arvan, et see võis küll tunne olla, sellepärast, et enne seda, kui ma hakkasin MTÜ tunnet tegema, ma olin 1 aastakese Viljandis, enne seda gümnaasiumis. Ja ma tean, et ma siis küll ei käinud gümnaasiumi ajal. Aga räägime siis sellega ära, mis see tunne on. Jaa, tunnega oli selline lugu, et mina läksin Viljandisse õppima kultuurikorraldust. Mulle see eriala ei sobinud ja jätsin selle siis 1 aasta pealt pooleli. Tulin Pärnusse tagasi ja mõtlesin, et ma olen nüüd täiega kõva kultuurikorraldaja. Ma tean ise ja teen kõik asjad ära. Okei, tänaseks päevaks on igasugu muid kogemusi ka juures, aga pikalt ma mõtlesin, et võt see on mu kõige suurem õnnestumine ja ebaõnnestumine. Et korraldasin siis sellise festivali nagu Naudingufestival tunne. Et kes ei tea, hakkab siin kohe võib-olla mõtlema väheke vasakule, nagu seda tegi mul Pärnu linnavalitsus toona. Päriselt. Jaa, et kus see nauding siis on. Aga tegelikult oli mõte ikkagi selles, et tuua erinevaid valdkondi kokku, kust me tegelikult ikkagi ju naudingut ja häid tundeid saame nagu muusika ja tants ja luule. Meil oli mõnus lastenurk, massaaži sai, vestlusringid, olid minu meelest ka, et siuke väike festival toimus, kus oli mega vähe osalejaid. See oli suurepärane ilm. See oli Amendes. Amende hoovis tegime, jah. Amende tuli hästi armsasti vastu, et sain nende hoovis teha, kus oli lava juba püsti, sest ega raha ju väga nagu polnud. Et oli siuke €2,000 projekt. Okei, ja kuidas siis see muus osas õnnestus? Aga miks sa seda ebaõnnestumiseks pead? See osalejate arv oli ikkagi see, mis andis mulle vahepeal löögi seal selle päeva jooksul, ma mäletan, et ma olid nagu nii kihvtid esinejad, mõned noored, kes võib-olla esimest korda sellises vormis esinevad on ja bändid kutsutud, mis kõik. Ja siis vaatan, seda rahvast on ikka vähevõitu ja siis me nagu veel seal värava peal tõmbasime mind alla, äkki lõpuks lasime isegi tasuta inimesi sisse, kui ma õigesti mäletan, et selle raha eest me andsime välja pärast noorehakkaja stipendiumi. Sellest piletitulust, mis siis nagu üle jäi ja selle me ka välja andsime. Ma arvan, et see oli esimesel korral €350 ja järgmisel aastal oli €500 tänu siis meie sponsorile Tori Timberile, kes siis kogu selle summa pani, et saime nagu jätkata seda stipendiumi andmist ikkagi. Siis tulid koroonad ja asjad juba peale, siis see niimoodi soiku jäigi. Kui sa täna vaatad selle festivali peale tagasi, ilm oli ilus, aga ma kahtlustan, et nagu Pärnus ikka on palju asju toimumas korraga. Et kas sa teeksid praegu teistmoodi midagi? Või kindlasti teeks selles suhtes, et ma ju tegin turundust või meie tegime, mul oli täitsa tore armas tiim ka. Tegime turundust nii, nagu meie seda oskasime teha. Ma olin 20 või 21, kuskil seal vanuses, et polegi nagu sellist ju kogemust olemas, teedki nii, nagu ise taipad seda teha. Ja tegelikult, ega ma ei saa öelda, et halvasti selle turundusega oli, kuna ma olin enne töötanud Pärnu Postimehes, siis ikka ilusti sinna sain ennast ja sotsiaalmeedias tegime plakateid linna peal just kui ei olnud, aga tutvused, ma sain Port Arturi ekraanidele. Kuule, aga nüüd on sul ikkagi ju tee selge, kuidas paremini turundada ka ja festival iseenesest oli ju ilus ja tead, kuhu ma tüürin ja? Väiksed vihjed siin. Ei tea, mul on tunne, et see tunne peatükk mingil määral on ikkagi karpi pistetud, ootab riiulil. Et selle raames sai igasugu muid toredaid asju ka tehtud, et ma enam nii suurelt festivali ette ei võtnud, tegin minifestival tunne. See oli Huubi esimene üritus. Räägi sellest ka. Minifestival tunne oli siis minimastaabis naudingufestival, aga et me saime kulusid ikkagi kokku tõmmata. Me saime ruumi väiksemaks, mis tekitas nagu õdusama tunde. Et küll olime siseruumis, aga me alustasime hommikul joogaga. Käisime suvilast läbi, tõin värske piparminti hommiku varakult. Et joogatajatel oleks siin ikka mõnus. Meil oli Laura Siimenson tegi täiskasvanutele joogat.
ja Laura Jürimaa tegi lastejoogat, mis oli ka hästi mõnus ja festivalist oli alles meil ka samamoodi sponsorluse, partnerluse raames saadud tunnetähed puidust välja lõigatud, üks meie meeskonna liige need niimoodi ilusti ära ka värvis. Sihukese pitsisatsilise mustriga, et need võtsin lava peal tulukesed ümber, et me saime selle õdusa õhkkonna ikkagi tekitada. Kus tunnetähekesed nüüd on? Garaažis. Ootavad seal oma aega. Oottunnet. Ootavad tunnet, õiget tunnet. Miks nimi Tunne? See kõlab nii nagu idülliliselt. Ma mängisin igasugu erinevate sõnadega ja siis, eks ju, ChatGPT-d ei olnud, pidi ise mõtlema. Hirmus küll. On, eks. Ja ma siis kuidagi mängisin, mõtlesin, mul oli veel mingeid nimevariante, mul need praegu ei meenu, aga mul on hästi silme ees mu vihiku leht, kus ma logoga mängisin. Et joonistasin ühtpidi, teistpidi, ma pole mingi joonistaja selles suhtes, aga kritseldada võib igaüks selles suhtes. Ma arvan, et kui me räägime kritseldamisest, joonistamisest, siis kõik arvad, et oi, ma ei oska, siis ei sobi teha. Ikka tohib teha, peabki. See on ju lõbus. Et ühesõnaga mängisin selle logoga ja see logo on selline päikseloojang, sest Pärnu. Tahtsin, see Pärnu paistab sealt välja ja tunnen siis nagu päiksekiired. Ja siis mu sõbranna, tema oskas graafilist disaini, tal oli Photoshop asjad, tegi selle digitaalseks siis. Et see tegelikult on vihiku lehelt tulnud. See tunne. Ja tunne tuli vihiku lehelt. Sa mainisid korra ChatGPT-d, kui palju sina seda tänapäeval kasutad, kui suur abimees ta sulle praegusel hetkel on? Oi, väga suur. Ma arvan, ma läksin isegi natuke üle piiri vahepeal selles suhtes, et ma mainisin, ma töötasin Pärnu Postimehes, kunagi alustasin suvereporterina, ajakirjanikuna, ehk siis ma kirjutasin, ma oskasin päriselt kirjutada. Et nagu sa praegu ei oskaks. See oskus on ära kadunud, see vajab natukene ülesleidmist ja kannatust. Et see ChatGPT on mu kannatuse võib-olla ära võtnud, aga abimehena ta on väga-väga hea, et näiteks kui ma nüüd kodulehte ehitasin, nii hea oli, kui sa saad kellelegi saata pildi, et siin on mingi error, palun aita. Et ma tahtsin ikka kodulehte ise ehitada, ma ei lasknud AI-l ära teha, sest ma tahtsin oma käekirja sinna, pluss on ka nagu joonistamine ja pildistamine, eks ju. Et siuke loomingu viis on need kodulehtede ehitamised ka. Aga jah, et saad kuskilt abi kogu aeg küsida, siis ma olen ehitanud endale eraldi AI siuke, mis vaatabki MTÜ-de seaduseid, määruseid ja vastab ainult nende põhjal, kui näiteks tulevad hetkel siin salvestamise hetkel veel töötan vabaühenduste konsultandina, et siis sinna need küsimused sisse visata, et annab vastuse. Aasta tagasi veel panin täiesti pange paragrahvi numbritega, et pidi kõik üle kontrollima. Aga ta annab ikkagi mingi otsa kätte, kust hakata vastama ja teeb selle töö ikkagi kiiremaks. Praegu 2 tundi vist ehitasin eraldi seda AI-kest endale selleks, mis vastab hinnapäringutele täpselt nii, nagu ma tahan, et ta vastaks. Ja siis me muudkui katsetasime, kuniks see vastus oli täpselt selline, nagu ma tahtsin, valemid oleks õiged. Mis see tähendab? Mina ei ole ChatGPT-s nii nagu käppunud. Mis see tähendab, et sa ehitasite üles selliseks, nagu sul vaja on? Seal saab, ma varem kasutasin alati ChatGPT-d, aga nüüd ma läksin Gemini peale üle, mis on tasuta ja seal ei ole nagu mahupiirangut, vähemasti mina ei ole nendega veel kokku jooksnud. Et tasuta ChatGPT-s on ikkagi väga kiiresti tulema see mahupiirang, et tasulisega on ikka palju parem seda kasutada. Mõlemas saab ehitada siis nagu oma vestlusaknad, kus ta vastab täpselt nii, nagu sa oled talle öelnud. Ehk siis sa töötad välja sellise asja nagu prompti. Minu teda ei ole seda keegi eesti keelde tõlkinud, nii et ma jään sõna prompt juurde. Ja see on siis see tegevusjuhis, mis ütleb, et mis keeles sa pead vastama. Selles suhtes, et sõbralikult või hästi diskreetselt või professionaalselt või mina alati ütlen seda, et ära kasuta ameeriklikult suuri väljendeid, et kipub see suurepärane, et meile kirjutasite, mul on väga hea ülendav meel. Hakkad seda sorti vastuseid kirjutama, et see ei ole üldse siiras. See on ju nii armas. Ma vist kirjutaksin samamoodi vastu, ma olen ka siis nagu ChatGPT. Aga ta paneb seda kuidagi liiga ameerikalikult, selles suhtes loomulikult tänusõnad peavad olema ja sa soovid ikka õnne, kui keegi sulle pulmapildistamise päringuga tuleb. Aga nagu see ei pea päris igas lauses olema, et kõik on väga ja kõik on hästi ülendav, et seal on natuke palju ja ma tegelikult kirjutan ise ka võrdlemisi siiralt ja niimoodi ülevoolvalt, aga ma tõmba pärast neid natuke vähemaks siis. Miks? Siis ta läheb natuke neid vägasid paljuks, et siis ei saa enam aru, et kumb on nagu rohkem väga.
et siis on nagu liiga chat jah, kui oled ise. jah, et jah, see prompt, et ütled täpselt, kuidas teha, mida teha, annad talle info sisse ja siis ta vastabki kogu selle põhjal. Et kas see on niimoodi, et see on mingi liides su kodulehele siis või see on see, mida sa nagu enda jaoks kasutad? Ma tegin enda jaoks ja, sest ma tahan, et minu käsi käib sealt ikkagi läbi, et tegelikult annab neid AI agente ka ehitada, ma ei ole seda teinud. Mis ise loevad su meilid läbi, ise vastavad, aga sa vist enter vajutad ikkagi ise, ma võin eksida, aga mina nii ka päris ei julge ja ei taha, ma tahan, et mina ikka sealt läbi käin selles suhtes ja mul on hea meel, kui keegi paneb mulle põhja valmis selle vastuse. Issand jumal, mul on veel nii palju õppida sellest maailmast. Aga iseasi, kas ma vist nagu nii palju tahangi õppida. Ja ma arvan, et see on väga hea tööriist, et selles osas ma olin varem hästi kriitiline just selle tehismaailma peale pressimise osas. Aga üks hea tuttav ütles mul sellise põneva lause, et selle eesmärk on inimestele vaba aega juurde anda. Ehk et ta teeb sinu jaoks nii palju töid ära selleks, et sina saaksid seda ressurssi kasutada mujale, perele, iseendale, millele iganes, eks ju. Ja siis ma hakkasin seda teistmoodi vaatama, et ta nagu võibki ka abimees olla, on ju. Just. Muidu teisiti mul läheb, ma ei tea, tund aega võib-olla see hinnapäringule vastamisele, et lähen otsin jälle hinnakirja üles, mis täpselt oli ja siis leiutan, kuidas on ikka liiga palju vägasid ja liiga vähe vägasid ja aga kui ta mulle selle põhja valmis teeb, et siis ma tegelikult tõesti säästan päris palju aega. Aga selle ehitamine võtab aega jällegi, eks ju. No jälle, kui sa oled nagu püsti, et siis on ta sul ju põhimõtteliselt olemas terves aega, on ju. Väga äge mõte. Korraks peatume ka sellel vabaühenduste konsultandi tööl. Selles mõttes peatume, et ma ise ju pöördusin ka sinu poole, on ju, et oli vaja mittetulundusühing vormistada. Ja teate, see oli nii armas, et mul oli oma inimene, kelle juurde tulla selles mõttes, et esiteks ma ju ei tea sellest mitte midagi, kuidas teha, on ju. Ja siis sa mind nii palju aitasid kogu selle teksti vormindamise ja kõigega nagu, eks ju. Ja ma arvan, ma pole ainus, keda sa aitad kõiki niimoodi. Ja siis üks õhtu, kui ma seda registrikannet tegin, siis ma kell oli mingi 9:30 vist mingi täiesti nagu, ja vaatan, et no lihtsalt ei saa hakkama. Siuke tunne, et nagu ma ei tea, mine esimesse klassi tagasi hakka uuesti nagu õppima lugema, on ju. Ja siis, kui ma veel kirjutasin sulle Messengeris, mõtlesin oma peas, et issand jumal, vaesekene sa veel õhtul tegeled ka nende asjadega, et nagu, et müts maha selle ees, nagu päriselt. Nii oma vahel öeldes, et ega ma igaühele ka sellisel kellaajal ei vasta. No see on mõistlik, sest et see oleks nagu täiesti hulluma ja puhvet. Ja teine asi on nagu see kogu selles süsteemis see, mida me pärast ka omavahel arutasime, et üks vaade on see, mida mina näen, kui ma seda kannet teen, ja teine vaade on see, mida sina näed, kellele ei avane see vaade, on ju. Jube raske on niimoodi juhendada tegelikult. Ja ongi raske, sest mina olen ju ükskord MTÜ-d sisse kandnud, oma MTÜ-d. Et ega ma ju sellest kogemusest ei mäleta midagi, see 8 aastat tagasi. Ja mul ei ole väga palju, kui üldse 2 aasta jooksul olnud seda sorti nõustamisi, kus ma istuks kõrval, kui ta seda registrikannet teeks, ehk siis ma ei näe sinna niimoodi sisse. Ehk siis ongi minu jaoks need juhised olemas, mille läbi ma saan aidata mingisugused äriregistri menetlejate kommentaarid siis, mis nad on meile jaganud, mingid tähelepanekud, mis ma sulle ka jagasin, niisugused täitsa naljakad asjad, et ära pane pealkirja suurte tähtedega, tee see täpselt samamoodi väikeste tähtedega, nagu sa oma MTÜ nime kirjutadki, et igal pool oleks sama kirjapilt. Ikka tahaks seda pealkirja ilusti ju panna suurte tähtedega, et paistub ka välja, sealt särab. Ei, tead, see tuleb nende enda sellest näidisest. Me tegime selle nüüd ümber, see tegelikult on meie näidis ja me nüüd tegime selle ümber, et samamoodi me alles hiljuti need kommentaarid saimegi. Ja nüüd oleme selle põhikirja põhjalikult läbi käinud ja kui ma räägin meie, siis ma mõtlen vabaühenduse konsultandid üle Eesti, see imearmas võrgustik, hästi toetav naiskond, kes siis igas maakonnas erinevalt, kas on arenduskeskuse või omavalitsuste liidu all siis toimetavad ja oma maakonna ühinguid toetavad ja see seltskond veab eest ka siis sellist lehte nagu MTÜ abi, mis on kodanikuühiskonna sihtkapitali hallata, aga konsultandid seda siis täiendavad ja sealt need näidised olid ka, neid me siis nüüd
käisime üksipulgi läbi, et kas nii ikka saab ühtemoodi aru, aga kus see ikka tuli, kas see tuli ikka seadusest? Et see on ikka jõhker töö, mida need inimesed, kes seda ei tee, ei adu. Et mina kui tarbijana, mina kui see inimene, kes vajab nagu abi, on ju, tulen mingi teemaga ja sul peab olema terve see ampluaa teada juba, kuidas teha, on ju, et see on nagu jõhker, millega kõigega kursis hoida ennast. See on jah, siuke, ega mina selle 2 aasta jooksul MTÜ seadusega sina peale ei saanudki, et rohkem tuli mul välja see projektide nõustamine, ideede nõustamine, seda sorti. Kui see juriidilise, aga ma vähemasti tean, kus need tööriistad ja vahendid leida, et aidata, eks. Koos välja mõtlema. Vähemalt tead suunata ja abiks olla. Sa räägid sellest võrgustiku või ma nägigi võrgustikust nagu nii siiralt ja südamest, et nii äge naiskond on ju. Aga nüüd sul endal on ikkagi hoopis teised väljakutsed ees ootamas, eks ju, et kuidas sa siis jõudsid selleni, et hakata muid asju tegema elus? Jaa, lisaks sellele ma nägen naiskond nende võrgustike näol, mul on ju arenduskeskus, kus ma töötan Pärnumaal. Meie meeskond on ka suurepärane, aga kunagi mu üks sõbranna, kes on 10 aastat sama koha peal, töötab ma väga palju detaile välja ei too, ütles lause, et tema tuleb ära töölt siis, kui kõik on hästi. Mulle hästi meeldis see mõte, et miks ma pean seal põhjas ära minema. Et kui kõik on halvasti, siis ma jätan selle endast kuidagi sinna maha. Et ma ütlesin, mul ongi kõik hästi. Ja äkki ongi õige aeg ja ühtepidi pole kunagi õige aeg. Ma kogu aeg ootan seda õiget aega, et nüüd võtta julgus kokku ja hakata oma asja tegema. Ja see ei tulegi mitte kunagi. Ma olen mõelnud, et nii, suvel, siis on aega. Minule meeldib suvel puhata. Ma tahan nautida, ma tahan kontserdidel käia, ma tahan rahulikult suvilas olla. Ma ei taha tööd teha. See ei tule mul nagu hästi välja. Siis mõtlesin, sügis, uue hooga. Aga siis tuleb ju see sügismasenduse aeg peale. Pime ja kõik selline ikka ei toiminud. No siis on uue aasta algus, uus variant. Aga uus aasta kipub olema täpselt selline, kus kõik topivad võimalikud, kõik sündmused, kohtumised, asjad, sellepärast see aasta lõpus ei jõudnud ära teha, nüüd on nagu hea, siis need kõik sinna panna. Ma mõtlesin, et ma jäängi ootama. Ma mõtlesin, et vähemasti kevad, helge, valge, miks mitte nüüd? Ongi uus algus. Ja kuna mul ei mõttes ka uus inimene, keda sellele kohale soovitada, siis see lõi ka julgust juurde, sest see ei ole nagu töökoht, kuhu oleks võib-olla lihtne tegelikult leida seda inimest. Ta on nii spetsiifiline, seda väga nagu, seda MTÜ-de nõustamist konkreetselt ei õpi koolis. Sa ei õpi seda ka ise niisama kuidagi elades, kui sa just iga päev MTÜ-sid ei loo. Sul peab olema see julgus, et seda töö käigus õppida. Et see annab natuke kindlustunnet, kui sa tead, et sul on keegi olemas, et ei taha ju meeskonda hätte jätta. Jah, muidugi ei taha. Vaata kui kummaline, et ma arvan, et see ei ole nagu ainult sinu teema või minu teema, et me justkui mitte nagu ei ohverda ennast, eks ju, aga me paneme üldjuhul teised ettepoole enda päris südame soovidest, sest et me kogu aeg mõtleme, et ma ei saa ju jätta neid niimoodi, mis tegelikult ei ole päris õige, on ju, tegelikult peaks ju lähtuma sellest, kuidas süda kutsub, on ju, aga ma olen ka sedapidi selles veendunud, et kui südamesoov on väga suur, siis kõik asjad loksuvad paika ja näed, sul oli ka see inimene nagu võtta, kes nagu tahab teha, on ju. Jah, ja kuna ma olen ise ka tööandja olnud, ma olen olnud MTÜ Pärnu Noorte Vabaaja Keskuse juht, praegune tegevjuht käis sul ka intervjuul siin Margiteks, et olles selles rollis ja kui need inimesed, keegi tahab töölt ära minna, siis esimese asjana mõtled ikka, et kuidas sa minuga ei arvestanud, miks sa paremat aega ei võinud valida? Ja siis, need mõtted olid minu sees. Just. Ma ei öelnud neid neile kuidagi viisi otse välja ja tegingi endaga tööd, mõtlesin läbi, et see pole üldse nagu minu pärast see otsus ära minna, vaid see on tema pärast ja mina olen alati soovinud tuult tiibadesse, mine lenda, mitte see, et aga kuidas me saaksin ikkagi siin hoida. Et sellesse ei ole mina üldse kinni jäänud, et ma tean, vahepeal on see, et kuule, aga pakume sulle seda teist ja kolmandat ka, et äkki ikka jääd. Muidugi peab tiibu sirutama ja nautima ja õppima mujal ja sa tõid nii ägeda inimliku asja välja, selle momendi, kus tegevjuht võibki mõelda, et no ebasobivaim aeg, mis üldse olla saab, on ju. Ja siis ongi see enda sees, see ühelt poolt on see tunne nii paha, et issand jumal, kuidas ma üldse mõtlen selle peale. Ja teiselt poolt on see, et tegelikult mul on nii hea meel sinu üle, on ju. Ja siis oled nagu see kits 2 heina kuhja vahel, et mida ma siis nagu arvama pean temast ja endast, on ju. Eks see ongi keeruline, igasugu imelikke mõtteid kogu aeg enda seest läbi ja
ja see juhitöö, et nad on ka inimesed, tihti vist kipub ununema, mulle tundub mõnedel, et ma ei tea, kui pea ma sellisele ametikohale sooviks naasta. Aga rääkides sinu enda enesehoiust, et ma tean, et sul on ka olnud vahepeal perioode, kus oled rohkem pööranud tähelepanu enda turgutamisele, nii-öelda on ju. Kuidas sa selleni jõudnud oled, selle tasakaaluni ja enesehoidmiseni? Nüüd, kui ma olen 27-aastane, aprillis on 28 ja ma olen nii palju lähiajal reflekteerinud seda, mis siin siit mõni aastagi või 20. alguses toimunud, mida ma ei osanud siis võib-olla nii palju mõtestada, et hästi-hästi huvitav. Ja ma arvan, et see Viljandi aeg ikkagi, ma olin kuskil depressiooni lävel. Ma ei saanud sellest sel hetkel aru, millest täpselt probleem on, mõtlesin, et üks teine juhtum, et lihtsalt selle pärast. Ja mina on üks nendest noortest, kes ei olnud valmis nii vara pesast välja lendama. Ühikasse, teise linna, kõik uus seltskond, võõrad inimesed. Et minu jaoks oli vara ja nüüd ma veel kuulnud lugusid, et mõne jaoks oli veel vara. Et see räägitakse nagu jumala loomulik on, et sa lõpetad gümnaasiumi ära, sul oli toona oli 2 varianti. Sa lähed ülikooli või Austraaliasse. Ainult need 2 varianti just olid, et see, et jääks paigale või töötaks natukene, oleks veel kodus vanematega tasapisi, astuks sinna ellu. Et minu jaoks tuli see natuke liiga järsku. Ja arvatavasti sellepärast see koju tagasi tõmbaski, mitte tegelikult, et see eriala ei sobinud, no, oleks võinud ära käia, kuigi nende õpe on 4 aastat, mis mind hirmutas. Et see oli päris pikk aeg. Aga kuidas ma see enesehoiuni siis jõudsin, pärast seda ma jõudsin see naudingufestival tunneni, mis oli ka siuke pehme, vaimse tervise teemad hakkasid mind kõnetama, ma andsin koolitusi vaimse tervise teemal, ma ei ütle, et see õige tegu oli, et oma kogemuse pealt kohe nõndaviisi koolitada ja veel vaimse tervise sõna sinna sisse panna. Et see koolitus on mul endiselt olemas, aga ta kannab nime Terviklik mina ja meeskonna heaolu. Ja ta on hoopis teistele tööriistadele üles ehitatud, seal mul on ilusti klausel juures ja ma seda alati korrutan, et mina ei ole vaimse tervise ekspert. Et ma annan teile mingid tööriistad enese sisse vaatamiseks ja need on siukse pehmed, et ma ei ava Pandora laekat kunagi oma koolituse, ma pean hästi nagu neid piire jälgima. Ja teine pool, mis on meeskonna heaolu, ongi kokkulepped, kuidas me omavahel suhtleme, kuidas me tajume piire. Näiteks minu lemmik tegevus, mis, ma ei teagi, kuidas see mul tekkis, äkki sellepärast, et ma joonistasin ühe skaala enda slaidi peale, siis ma avastasin, et see saab päris elus ka teha. Nii. Ühesõnaga, ühes ruumi otsas on ärevus, see on nagu paha ärevus, eks ju, et seest keerab ja siuke vastik on. Ja teises otsas on elevus. Eesti keeles ärevus tegelikult ei tähenda ju halba asju, aga ma olen jätnud siis nii, et on paha ärevus ja elevus, mis teeb sind rõõmsaks. Ja siis ma palun selle skaala peal valida oma koht. Ütlen mingi väite ja kuidas sina end selle skaalal tunned, näiteks ilutulestik. No ma jooksen sinna ärevuse otsa. Teised on nii elevil, vaata ilus värviline ja kaunis on ja pauku saab. Või siis kallistamine. Kui toob võõras kallistama, kui toob oma kallistama, kui noortega teha, et kui lapsevanem astub tuppa ilma koputamata. Ja selliseid erinevaid väiteid läbi teha ja kui seda oma kolleegidega teha, sa mõistad neid palju paremini, näiteks see sama kallistamine. Kui on üle-eestilised tiimid, siis tihti on see, et me nüüd saame kokku, on ju, kord kuus, kõik kipuvad kohe kallistama. Äkki mõnele ei meeldi tegelikult, ta ei julge ju öelda. Et siis sa näed, mõistad, et okei, kuule, mõtleme teise mingisuguse selle tervituse välja. Nukid natuke, nukid jah, koroona ajast kuulus nukid. Või küsi, et kuidas täna tuju on, teeme kalli või ei tee. Et anna võimalust tal see vastus valida, see läks. Ja niimoodi kuidagi see enesehoiu teele ma jõudsin. Mul on olnud hetki, kus ma täiega zen, jooga, mediteerimiseni ma ei ole kunagi olnud, sest ma ei suuda niimoodi sirge seljaga istuda tükk aega. Tegelikult ei pea, aga on olles see praegu. Sellega ma ei ole sina peale saanud. Ja teisel hetkel on minu zen on klubis hommikuni tantsimine, sest mul tohutult meeldib tantsida, mulle meeldib see, kui need halva muusikapeod, need on mu lemmikud. Halva muusikapeod, mis see tähendab? 2000-ndate muusika, Eestis noorte muusika, mis praegu võib-olla igale generatsioonile peale ei lähe. Appa, mis läheb kõigile peale tegelikult. See ei ole halb muusika. Ei ole jah, aga nad nimetavad seda nõndaviisi, kus tegelikult nagu
laulud, mida lihtsalt mina oskan alati järjest kaasa laulda, siis ma mõtlen, miks mul muud asjad niimoodi meelde ei jää nagu laulusõnad. ja. Aga see ongi äge, et sa leiad selle kesktee endale. Vaat täna ma tahangi seda ja homme teist on ju. Et see on tore, kui vahepeal nendes äärmustes ära käia, sellepärast, et siis leiad selle kuldse nagu kesktee, kuidas see nagu enda kõige mõnusam on ju. Ja vahepeal ongi ühes äärmuses, vahepeal teises. Minu meelest aastaajad mõjutavad seda, et mida sa parasjagu vajad, eks. Et ma tundsin tõi sellega meelde Viljandisse minnes tohutult kehvasti, et mina ei Weekendi tüdruk, mina ei olnud folgi tüdruk. Ja ma mõtlesin, ma olen täiesti vale koha peal. Et nad üldse nagu ei tolereeri seda, et minule meeldib Weekendi muusika, et nagu nad vaatsid sellele nii viltu. Nüüd ma ütlen hea meelega seda, et ma käin hea meelega Beach Grandil ja ma lähen väga hea meelega Treskile, et mulle meeldib tohutult Eesti folkmuusika. Aga mulle meeldib ka selline Beach Grandil kõlab. Selles osas on nagu hästi huvitav, et me jätkuvalt ikkagi ootame, et noor peab oskama peale keskkooli öelda, mida ma nüüd teha tahan. See on nii veider. See on veider, jah. Mulle nii meeldib see, kuidas mina nüüd tean need Ameerika filmid või Inglismaa filmid, kus on see, lähed ülikooli, aga see on alguses see üldainete aasta. Et minu meelest see on väga mõistlik, et katsud üht teemat ja teist teemat, et mina olingi see riigiraha raiskaja, kes kõigepealt on ju Viljandisse, jätsin pooleli. Siis ma kandideerisin kolledžisse ettevõtluse peale sessioonõppesse, ei sain sisse, läksin tagasi Pärnu Postimeesse tööle vahepeal. Kandideerisin uuesti päevaõppesse, sain sisse, 2 kuu pärast tulin ära. Kuidagi ei suutnud sellega ikkagi suhestuda. Lõpuks läksin ikka noorsootööd õppima, sest mina olen noortevolikogudest ja nendest välja kasvanud, ehk siis see siuke loomuomane juba. Baka lõpetasin 2 aastaga, sest ma sain Viljandist aineid üle tõsta, ma sain kogemust juba üle tõsta. Ma nüüd jooksin teistele järgi siis. Aga see töö noortega, et kui oluline on selline noorte volikogu noore kasvamise ajal? Ikka väga oluline selles suhtes. Mina alustasin siis veel noortekogu sellepärast, et kui Pärnu linna noortekogu loodi, siis need mõisted ei olnud veel defineeritud. Ta kandis ikka noortevolikogu rolli, aga noortekogu tähendab maakondlikku. Ja ma kandideerisin sinna... Ma oskan klassi vist öelda, 7. klass. Õpilase esinduses olin samamoodi. Ja see võimaluste pagas, mis ta annab. Ja see, et issand, siin on minu moodi friigid koos, kellele meeldib nendest asjadest rääkida, linnaarengust, rääkida mingeid asju korraldada. Et see oli see tore koht, et võib-olla, ma ei saa öelda, et täielikult ma end klassis tundsin natuke imelikuna, aga päris nagu oma kohta ka ei leidnud. Et seal ma leidsin selle oma koha. Ja sealt hakkas minu meedia huvi ka, sest ma olen hästi palju igasugu blogijate rollis igal pool. Ma alustasin noortekogus blogijana, siis ma olen olnud riigitasandi noortevõrgustikes blogija. Siuke popamet. Ja kus su järgmine blogi tuleb? Jaa, küsimus. Mu Instagram ongi siuke natukene blogi. Mulle nii meeldib Instagrami postitusi tegelikult iseenda jaoks teha. Nii tore on vaadata, et oi, mis ma teinud olen. Meenutada. Ja, aastate pärast, kui tuleb see, sul on midagi meenutada, vähemalt Facebook viskab üles niimoodi. Minul on küll niimoodi, vahepeal on issand, selle peab küll ära kustutama. Seda ei saa küll alles jätta siia enam. Aga see ongi hästi äge see enese teadvustamine, et ma tegelikult olingi selles hetkes selles kohas, see ongi okei. Aga sinu järgmised väljakutsed, millele sa kodulehte siis praegu nagu ehitanud oled, et millega sa tegelema hakkad? Ja ma nüüd võtan julguse kokku ja hakkan vabakutseliseks. Ja üks liin, mis mul jääb, mida lihtsam selgitada, on fotograafia, pildistamine. Et sellega ma hakkasin tegelikult tegelema Pärnu Postimees, sest minu pinginaabrid, toanaabrid olid Mailis ja Urmas, Pärnu Postimehe fotograafid ja nende töö oli nii äge, et ma haarasin ka kaamera, hakkasin kõrvalt õppima ja on minuga see pildistamine jäänud. Rohkem ma olen äkki pildistanud üritusi isegi, sest see on siuke hea, mis läbi tutvuste tuleb. Vähem fotosessioone, aga see ei tähenda, et kehvemini. Et need on ka siuke tore kunstivorm ja nüüd isegi olen esimesed julgused kokku võtnud teinud stuudios. Et Teele Mustalikas on teinud imeilusa Eclipse fotostuudio. Et muidu ma ei ole stuudiot usku eriti. Aga see on hästi mõnus. Nii et hakkan pildistama. Pulmade pildistamine samamoodi, mida ma olen juba mõned korrad teinud ka. Et siuke hästi huvitav väljakutse, sest nagu sa vastutad kellegi nii olulise asja eest, et see jääks pildile, et see oleks olemas, et see tabaks selle õige hetke, et siuke mõnus närvikõdi käib läbi. Ja teine suund on siis teenuse disain ja koolitamine.
koolitamisest, tegelikult ma teen töötube. Mulle ei meeldi neid koolitusteks nimetada, sest ma ei lähe õpetama sinna ilmtingimata, vaid see on niisugune koosloome, et nendest on mul lihtsam rääkida, sest need on mul dokumenteeritud asjad, mida ma olen juba teinud vähemalt 5 aastat. Mul on 3 koolitust välja töötatud, 1 see terviklik mina, mis ma mainisin, ja teised 2 on teenuse disainile baseeruvad, mida ma siis magistris õppisin, et seal ma saan täitsa öelda, mul on paber näidata näpuga. Et võin küll seda teha ja tegelikult ma tohin vaimset tervist ka teha, sest ma olen ikkagi noorsootöötaja ka ja noorsootöötaja töö roll on vaimse tervise ennetustöö. Nii et ma nende jaoks kõik peas läbi mõelda, et miks ma tohin seda teha. Ja teised need 2 koolitust siis on teenuse disainis on selline tore meetod, mudel nagu topeltteemant. Kui sa endale nüüd silma ette kujutad ette 2 teematit kõrvuti, siis esimene siuke laienev ots või külg on avastamine ja uurimine. Siis ta koondub kokku, eks, ja see on ahaa-momentide avastamine sellest uuritust siis ja selle info kokkuvõtmine, mingite märkmete tegemine selle kohta. Ja siis sa saad sinna keskele siukse lähtekoha, nii. Sellega me soovime edasi tegeleda. Nüüd jälle, eks ju, laieneb see järgmine teemant ja see siis tähendab uute ideede genereerimist, kuidas siis see lähtekoht, kus me jõudsime, et sealt mingi lahendus luua niimoodi, et meil on keskmes nii meie klient, aga ka meie töötaja ja meie ise, et kõikidest inimestest lähtub, siis genereerid mõnusalt neid ideid seal ja siis jälle see ots, mis nüüd kokku tagasi tuleb, on siis selle idee kokkuvõtmine, prototüüpimine, katsetamine ja siis hakkab siuke tore täiendamiste ring muudkui pihta, mis on siis temingi ring. Kui palju on meil ettevõtjad või organisatsioonid, asutused avatud sellisele kaasamõtlemisele, kuidas enda teenust nagu paremaks disainida? Minu meelest see on vägagi populaarne. Et ma vaidlesin ChatGPT-ga, kes ei tahtnud, et ma kasutaks sõna, et ma olen teenuse disainer. Tema muudkui tahtis öelda, et ma olen süsteemiloome ekspert. Ma ütlesin, aga eestlased teavad, kes on teenuse disainer. Vaidlesid temaga? Vaidlesin temaga täiega pikalt, sest ta muudkui muutis seda ära. Ma ei taha olla süsteemiloome ekspert, ma olen teenuse disainer. Et teavad avalik sektor minu meelest eriti. See ei tähenda, et rakendataks, aga teadmine on olemas. Keeruline on see, et see on pikk protsess, sa pead leidma selle aja, et sinna sisse minna, aga pärast ju on kasuks. Ma saan sellest täiesti aru, et avalik sektor on ju väga palju siuke tulekahju kustutamise faasis, et ei jõua siin midagi arendamise ja parendamise peale võib-olla ilmtingimata mõelda. Aga sellest on mul ka 3. teenus välja loodud siis, mis ongi selline süsteemiloome toetamine. Et see 3-4 kuuline programm ja võt see on nüüd see, millest ma ei oska veel nii hästi rääkida, sest see on paberil veel. See on vaja mul läbi katsetada, läbi töötada, et ma oskaks sellest samamoodi hingest rääkida nagu oma koolitustest. Et tahaks toetada avaliku sektori organisatsioone, kes võivad olla noortekeskused, aga võivad olla ka mõned sihtkapitalid, laiemalt suuremad võrgustikud või katusorganisatsioonid. Et kuidas mõista, mida me teeme, miks me seda teeme, panna see paberile kirja. Ja see ei tähenda mingeid pikki tüütuid dokumente, see võib olla ka, kes kuulajatest on tuttav Kati Orava joonistused, ta teeb selliseid hästi vahvaid sketše, võib-olla on õige sõna, ja ta võib terve teekonna 1 A4 peale pildina üles joonistada. Et näiteks sellised mänguliselt võib ju asjad üles märkida ja iga protsessi peab ka kirja panema, need kõige olulisemad tuleb kirja panna, mis kogu aeg korduvad, et me saaks lõpuks siis aega kokku hoida, et toon enda tööst näite, kohaliku omaalgatuse programmi menetlemine näiteks ja ma panen endale samm-sammuliselt kirja, et mis ma siis tegema pean, mitte see, et hakkan iga kord uuesti nuputama ja otsima. Et sellised juhendid on väga-väga abiks ja kui me oleme siuksed süsteemid loonud ja läbi mõelnud ka selle, kuidas me oma infot talletame, dokumente haldame, siis ei juhtu ka seda, et kui üks inimene läheb töölt ära, ta läheb kogu selle pagasiga, sest eriti on ju niimoodi, et võib-olla nüüd me olemegi avalikus sektoris sinnamaale jõudnud, kus inimesed hakkavad vahetuma. Esimene generatsioon hakkab sealt otsast ära väsima, toovad uue tasemele, aga kes siis dokumenteeris? Kõik on kuskil rõõmsad kupli all, sest sa võib-olla 10, 20, 30 rohkem aastaid teinud seda ise. Väga raske on sealt üle võtta. Jah, ilmselt see hästi palju sõltub sellest
spetsiifikast, et ma kujutan ette, et näiteks sotsiaalvaldkonnas on juba mingisugused programmid nagu olemas on ju, aga see ilmselt sõltub hästi palju sellest spetsiifikast jah, et kes või kus nagu toimetab. Aga see on nii oluline lünk, mis tuleb ära täita. Iseasi on see, kas nagu tahetakse võtta seda vastutust, et okei, ma siis täidan selle lünga ära, ma teen korda on ju. Et tore on ju vigiseda ja vinguda, et kõik on nii kehvasti, mingit süsteemi meil pole on ju, aga kui ütelda, aga teeme siis süsteemi. Ai, alati on ju nii toiminud. Et kuidas seda nagu murda? See lause, et aga alati on nii toiminud ja alati on nii tehtud, on nii hirmutav lause, lihtsalt ma olen seda väga palju saanud kuulda. Et no eks see ongi mõtteviisi muutus peab seal kaasa tulema, et ega teisiti ei saagi seda protsessi ette võtta, kui ei ole meeskond valmis selleks, vähemasti osa meeskonnast ja ülejäänud natukene vaikselt niimoodi tuleb kaasa, et ega kõik ei olegi kunagi kohe nõus. See on okei, natukene on vaja tõestamist, et see on okei, aga keegi peab ikka nõus olema ja paati hüppama. Ja kui me võtame suuremad organisatsioonid, toon korra kohaliku omavalitsuse näite, et kui näiteks üks spetsialist kuskil koolitusel osaleb, siis on nii oluline, et järgneks sellele see, et ta jagab teistele ka, mis ta teada sai. Et ma olen aru saanud, et vahepeal on konkreetselt trepp on vahel ja ega see info sealt trepist üles alla ei liigu. Ei liigu. Ei liigu. Et seal on see oma vastutus ka, et mis pärast saab. Võib-olla sellepärast me jõudsingi selle süsteemi loome teenuseni ka, et koolitustega on see kurb asi, et ma ei tea, mis pärast saab. Just. Et kas sealt midagi võeti kaasa mitte, et nüüd ma mõelnud niimoodi, et ma pakun mentorlust. Lahendust. Ja veel pärast seda koolitust ka. Et saame nädala-paari pärast kokku veel korra kas või läbi veebi ja räägime läbi, et kui näiteks oli meeskonna kokkulepped ja sellel meeskonna kokkulepete tegemise protsessis jäid kokkulepped, et me jätkame ühe või teise asjaga, et kas nad päriselt jätkasid, kas nad panid kirja, viisid muutused sisse. Vahepeal on jah vaja seda näpu pulsil hoidmist, sellepärast, et kui lähed tagasi oma töölaua taha, ega see virn on ju suur. See on suur. Noh, hakkad ju kohe tegelema, oli jah mingi äge koolituspäev, sain korraks kontorist välja on ju. Et selles mõttes on hästi oluline vahepeal seda näpu pulsil hoida, et kuule, kuidas teil läheb sellega? Jah, kipub jah juhtuma, et jääb kuskile lappama, et praegu ma olen hästi kihvtis projektis, mida teeb Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. Ma arvan, et ma nüüd lugesin õigesti kõik partnerid sealt ette. Kvaliteetsete noorte valdkonna teenuste standardiseerimise sihukene arenguprogramm, kus ma olen kvaliteedimentor. Nii tore nimetus minu meelest, kvaliteedimentor. 2 kohalikule omavalitsusele, Saaremaale ja Kohilale, kes siis on võtnud siis ühe oma noorte valdkonna teenuse ja peavad selle siis standardiks kirjutama. Standard tähendab seda enne miinimumnõuded. See ei tähenda veel tohutut kõige kõrgemat sihti, vaid need miinimumnõuded, mis meie tahame, et meie vallas oleksid selle teenuse vaatest, et see asi võiks õnnestuda ja toimida nii, et mingi kvaliteet oleks ka tagatud. Ja seal on see sama käe pulsil hoidmine. See mentori roll ongi, kuulge, paneme nüüd ajakalendrisse, paneme kalendrisse. Ja sa muudkui küsid, aga miks ikka niimoodi vastad? Miks see vastas? Aga kui sõnastaks niimoodi, aga need on sünonüümid, kumb on ikkagi parem? Et muudkui nokid ja nokid ja nokid. Yeah. Aga see toetab. Aga mis on selle eesmärk selle kvaliteedinõuete nagu kirja panemisel, mis selle suurem nagu agenda on? Nüüd järgmine samm on nende piloteerimine päris ellu. Siis 2 aasta jooksul meie kohalikud omavalitsused saavad, või mingid MTÜ-d seal, või allasutused saavad katsetada ja viia oma teenused siis selle standardiga kooskõlla ja jõuda siis nende tulemusnäitajateni, mis nad on seal ennustanud. Mõnedel natuke rohkem alget, mõnedel vähem, sellepärast, et kui sa mõtled täiesti uue asja välja, mida tegelikult teie vallas veel ei rakendata, siis sa pead ikka niimoodi mõnusalt nuputama neid tulemusnäitajaid, aga lõpuks, kui me sinna tasemele jõuame, suhted on paranenud, koostöö võrgustikus on paranenud. Et need on ka sellised pehmemad näitajad, mida ilmtingimata ei pea alati mõõtma, aga seal peab natuke rohkem mõõtma, kuidas millegagi. Et meie noorte valdkond oleks ikkagi kvaliteetsem ja riigi järgmine samm on luua ikkagi standarditest, ma nüüd jään siin vastuse võlgu, kas näidised või soovivad nad kuidagi ametlikumalt ära kehtestada, mida siis kogu riigis saaks rakendada.
kusjuures, kui ma vaatan seda, mis meil Pärnumaal toimub nagu just nagu noorte peale peatudes ja seda võrgustikutööd, mis meil nagu toimib. Mulle tundub, et meil on Pärnumaal nagu tohutult hästi sellega võrreldes mõne teise maakonnaga. Võib-olla see on jäänud mulje mulle lihtsalt, äkki ma tahan seda kuidagi idealiseerida enda jaoks, aga kui ma olen nagu kuulnud, õppides ju ka ise sotsiaaltööd, kuulnud kuidagi nagu erinevaid variante nii-öelda, siis mul tundub, et meil on Pärnus kuidagi hästi või Pärnumaal hästi hakkajad ja tõesti siht silme ees tegutsejad selles kohas. Pärnumaal on hästi, alati saab paremini, aga mujal on ka hästi. Võrdlemisi, et igal ühel oma mingi ots on hästi minu meelest, et väga sarnast jalga astume me Viljandimaaga. Mitte, et see võidujooks oleks, aga mingis asjas üks jookseb ette, siis õpime üksteiselt, jookseb teine ette. Et seal siuke vahva üksteiselt õppimine käib. Tallinnaga on raske võrrelda, sest see on nii teistmoodi ja me ei peakski täpselt võrdlema, et võib-olla mingid head praktikad muidugi üle võtma. Aga kui me võtame näiteks Tallinn versus Põhja-Pärnumaa vald, täiesti erinev, eks ju, kuidas me need noored kätte saame, nendega suhtleme. Et sealt ei saa päris üks ühele kõik üle võtta. See on noorte valdkonna eripära ka, et igal pool on omamoodi. Ja me räägime ikka väga väikestest kohtadest, kus võiks ka noorele mingid võimalused kättesaadavad olla. Noorsootöötajatele üldse tahetakse määrata kutsekvalifikatsiooni nõuded, et seda on praegu meedias natukene rohkem läbi käinud seoses ühe looga Pealtnägijas nädal-paar tagasi, mis siis huviharidus, huvitegevust puudutas. Et ma olen väga kvalifikatsiooni nõuete usku, aga minu kõige suurem hirm on nüüd väiksed piirkonnad. Kuidas sinna jõuab see kõrgelt haritud noorsootöötaja ja isegi kui ta jõuab, kas talle makstakse väärilist töötasu, et noorte valdkonna töötajate töötasud ei ole ligilähedalgi õpetajate omadele. No vot, see on see mõttekoht ja mulle tundub, et me saame teinekord sellel teemal jätkata. Praegu ka, mis su kodulehe aadress on? Kodulehe aadress, ma küsin kodune aadress. Ei, kus me sulle külla saame tulla, Karoliine? Minu kodulehe aadress on väga lihtne, karoliineaus.ee. Ei olegi tunne. Ei olegi tunne, see leht on kinni pandud. Ühesõnaga karoliineaus.ee ja seal on siis olemas kõik see, millest sa praegu rääkisid ka. Kes tahab, tuleb tutvub. Just. Kuule, aga sellega võtame kokku, aitäh sulle, jõudu tööle ja järgmise jutustamiseni. Suur tänu.